Tere taas! Oleme otse-eetris portaalis Teine ekraan ning minuga on koos doktor Kukk ja teema oli ennem vähk. Aga praegu Kanal 2 käib doktor Olav ning seal oli praegusest lõigust tuli välja, et elustamine ja öeldi mõte parem katkised ribid ja elus kui terved ribid ja surnud. Kuidas on selle julgusega minna teist inimest üldse elustama? Võib tunda hirmuäratav? Absoluutselt selles suhtes, et kui te midagi ei tee, siis on kindel, et see inimene kaotab elu. Kui te teete, kas või teile tundub endale, et te midagi valesti teete, aga peaasi, et te proovite aidata. Ja see roiete murdmine, see ei ole mingi probleem. Need kasvavad kinni, kui inimene ellu jääb. Seega olge alati abivalmis, kui te näete abivajajat, aga meil on jätkuvalt tulnud meie eelmise vähiteema kohta küsimusi, nii et ma arvan, et vastame viimastele kirjadele ära ning kirjutab Maris. Maris kirjutab, tere! Kas sama papilloomviirus, mis tekitab emakakaela vähki, võib tekitada ka kurguvähki, kui elada oraalseksi viiruse kandjaga? Ja võib küll. Nii, veel on kirjutanud meile Aile. Oleks küsimus, miks on nii, et Jõgeva haiglas tehtud papptest oli positiivne, seega papp 3 tehti uus test ja saadeti Tartusse uuesti uuringuks ja tuli vastus, et korras. Huvitab, miks Jõgeva näitas papp 3 ja Tartu vastus oli korras, kuna nüüd peaksin uuesti test tegema minema. Mis oleks see aeg? Kas me nüüd saime aru sellest kirjast? Saime aru? Jah. Uue testi võiksite teha umbes 6 kuu pärast ja see on üpris tavaline praksis, kui saame papp 3, mis on siis tavaliselt tekitatud lihtsalt ühest banaalsest põletikust. Kui see põletik on välja ravitud, tekib jälle normaalne papp. Nii et siin ei ole mitte midagi imelikku, aga kontrollida peab ikka. Ja edasi kirjutab Retti. Tere, olen 2 lapse ema. Sellised küsimused, et kõige väiksem laps on 6-kuune ja rinda juba ei anna 5. kuust. Mul on tükid rinnas paremal, suuremad ja vasakul väiksemad. Ja veel, et lasin panna 2 kuud tagasi hormoonspiraali ja siis oli 1 kuu mul kokku 2 korda päevi. Ja nüüd ei ole 2 kuud päevasid olnud. Kas peaksin olema mures? Nende rinnatükkidega peaksite minema kontrolli igaks juhuks. Aga see, et hormoonspiraaliga ei ole menstratsiooni, on täiesti tavaline praktika. Võivad olla vahest vahemäärimised ja mõnel naisel üldse menstratsioone hormoonspiraaliga ei ole. Nii et see on korras kõik. Aga mida teie tahaksite vaatajatele nüüd lõpetuseks öelda, et kokku võtta see teema, mis täna siis sai siin pikalt ja laialt arutatud? Vähiteema, ütleme, see on nagu suhteliselt äärmuslik teema meditsiinis, et on väga palju teisi probleeme. Aga selle eest ei tohi kunagi panna pead liiva alla. Ja põhiline asi, mida te enda jaoks teha saate, on see, et käige kontrollis. Nii et ma loodan, et õppisite, saite küsimustele vastused ning tänaseks Teine ekraan lõpetab. Suur aitäh teile, doktor Kukk. Ja meie oleme taas juba homme, kui teemaks on, kuidas hoida värskena pikaajalist suhet. Ja eelnevalt on lugu Reporterist, seega vaadake Reporterit, nii et mis muud kui kohtume juba homme.